Tere head Youtube'i vaatajad ja Kagu raadio kuulajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu tänaseks saatekülaliseks on tubli Eesti mees, kes küll nüüd elab natukest aega Ameerikas, aga ta on mures meie pärast ja siin toimuva pärast. Ja ma küsingi sinu käest, Maik, et 10 kuu pärast algavad Eestis Riigikogu valimised, see on märtsikuus järgmine aasta. Ja olukord on täna selline, et kui sina seda e-hääletuse probleemi ei suuda siin Eestimaa jaoks lahendada, sa oled küll saatnud kirja sinna saatkonda, et kuidas see seis hetkel on? No jah, eks see on suur probleem, mis on Eestis see e-valimised, et noh, kui vaadata, mis toimub Ungaris ja Poolas, Rumeenias, siis on selge, et Euroopa Liit üritab nii palju vahele segada, kui palju võimalik on. Ja no meil on Eestis e-hääletus, nagu me teame, 50% häältest tuleb siis e-häälte kaudu, mida ei ole võimalik auditeerida. Nii et see on väga suur probleem. Muidugi ma ei tahaks nagu EKRE-st midagi jälle halba rääkida, et muidu iga saade räägime halba, aga mul tekkis siin küsimus, et Martin Helme käis siin nüüd suure tuuri peal Eesti peal ja oli rääkinud siis inimestele sellist asja, et ta on siis USA-s Washingtonis käinud seda asja ajamas ja muutused on tulekul. Kui siis küsiti, et kellega ta täpselt rääkis, siis tuli välja, et see on suur saladus, et sellest ei tohi nagu midagi rääkida. Miks ma seda tahan ütelda, on seda, et mina isiklikult olen saatnud siin kirjad, ise viinud kohale paberid Eesti e-valimiste kohta ja ma kirjutasin ka üles puu kohta, nii et minu jaoks ei ole see saladus, kuhu ja kellega ma rääkinud olen sellel teemal. Nii et näiteks USA-s kongressi liikmetele, eriti väliskomisjoni liikmetele, Andy Harris näiteks on üks, kellele ma olen siin palju infot jaganud. Tema on ka praegult see, kes kirjutas siis kirja von der Leyenile ja käskis siis hoida käed eemale Ungari valimistest. Nii et järgmisena on siis USA välisministeeriumis Marco Rubiole olen asjad üle andnud. Valge Maja kontaktidele nii J.D. Vance'i nõunikele kui ka Donald Trumpile isiklikult on need asjad üle antud. Rahvusvahelist organisatsioonidest on OSCE-le, Euroopa Parlamenti, praktiliselt ma ise saatsin käsitsi e-mailidena kõigile siis Euroopa Parlamendi liikmetele vastava siis märgukirja, mis räägib Eesti siis internetivalimiste pettusest. Samamoodi suursaadikutest on saadetud see USA suursaadikule Eestis, Roman Pipkole, siis on saadetud USA suursaadikule Poolas, tema nimi oli Thomas Rose ja teistele siis ka muidugi näiteks Navroski, siis see on Poola uus president, tema administratsioonile see need asjad üle antud. Samamoodi ka sai siis üle antud Viktor Orbanile need samad paberid, mis näitavad, mis Eestis toimub valimistega. Ja samamoodi siis ka mõttekojad, näiteks Heritage Foundationile, ma olen nii tema presidendile üle andnud, kui ka siis nendele, kes tegelevad just Ida-Euroopa asjadega. Nendele on need paberid üle antud. Veel on siis Hudson Institute, Cato Institute, Federal Society, siin on neid palju kohti, kuhu on see asi edasi antud ja meediast on muidugi Fox Newsi, One America Newsi, NTD-sse on siis need üle antud minu poolt, nii et see ei ole üldse mitte mingi saladus, kellele ja kus ma need asjad üle andnud olen. Nii et ma ei näe põhjust, miks peaks ka Martin nagu saladust hoidma selle nimel, et mitte välja ütelda, kellele siis täpselt need asjad üle antud on. Ma soovin kirjutada, loomulikult oleks kuidagi võimalik teha Eestis allkirjade kogumine, mitte siis Riigikogu, lihtsalt seal ei huvita neid kedagi, valitsused ka ei huvita need allkirjad mitte kedagi, aga teha siis vastav kiri USA kongressile, kus paluks siis uurida seda Eesti e-valimiste asja ja eriti siis Andy Harrisega rääkida, et ta kirjutaks samasuguse kirja, nagu ta kirjutas siis Ungarile, et see kiri lasti avalikuks eile, nii et
noh, loodetavasti siis ikkagi midagi siin toimub ja me peaksime ka näitama seda, et Eesti rahvas tõeliselt soovib sellest e-valimistest lahti saada. Et niisama noh, nurga taga lihtsalt rusikaga vastu seina löömisest ei aita ka sellest, et rääkida, et oi, et see on Eesti siseasi. Vaatame Poolat, vaatame Ungarit, vaatame Rumeeniat. Need keegi ei väida seda, et nende valimiste võltsimised oleks olnud nende siseasi, sest need mõjutused tulid ju väljaspoolt, eriti just Euroopa Liidust ja noh, Kaja Kallase taolistest inimestest. Nii et noh, töö käib meil edasi. Ja noh, muidugi tuleb ka arvestada seda, et ma olen ainult üks mees. Nii et minul ei ole seda, et mul palk jookseks kuskilt Riigikogust, päevad otsa saaksin tegeleda siis ainult selle poliitikaga. Minu jaoks on see hobi, mida ma teen siis, kui vastavalt ka töölt, perelt ja siis koolist aega üle jääb. Nii et tuleb ka aru saada, et ma olengi niinimetatud ühe mehe bänd, aga lihtsalt ma üritan kõige paremat. Kahjuks liitlasi ei ole. Liitlased üldiselt, need eelmised ennem olnud liitlased, need on ära kadunud. Eks see risk on suur ja mõjutus on suur ja noh, need, kes just Eesti poole peal on, nad lihtsalt kardavad. Aga ma annan edasi. ma mõtlengi, et sa ütlesid Martin Helme nimi, et kes tahab siis ka e-valimisi ära kaotada. aga ma tuletan veel kord, ma olen juba mitu korda tuletanud veel kord meelde, 2016, kui Keskerakond, Isamaa ja EKRE olid valitsuses, Jüri oli siis peaminister ja Martin oli rahandusminister ja Mart oli justiitsminister. ei oleks rohkem vaja teha Mart Helme, suur jutumees ja muidu rääkija, et kutsunud valimiskomisjoni esimehe enda juurde ja ütlen, et homme kell 9 olgu e-valimised kadunud areenilt. aga ta ei teinud seda ja nüüd ka keerutab veel. No vaata, minu meelest EKRE, jällegi ma ei taha nagu selle EKRE-ga midagi halvasti ütelda, aga jällegi, kui ma siin Facebookis inimestega rääkinud olen, siis nad ütlevad, kui ma küsin, miks, siis EKRE liikmed ütlevad niimoodi, et aga mitte midagi ei saanud teha. Isegi siis, kui nad valitsuses olid, et nad olid küll valitsuses, aga mitte midagi teha ei saanud. Noh, kes seda juttu usub, noh, kui sa 15 aastat mitte midagi teha ei saa, siis noh, ma arvan, et õige aeg oleks asjad kokku pakkida. Ja noh, muidugi, noh, kui nad siin reklaamivad, et nemad on ainukene õige konservatiivne partei, siis ma ütlen selle kohta seda, konservatiivsus ei ole kellegi monopool. Konservatiivne võib olla parteitu inimene, võib olla keskerakondlane, võib olla ERKis, kuskil mujal, plaan B-s, aga see ei ole mitte kellegi siis selline monopol, et teised ei tohi olla siis vastavalt konservatiivid. Et noh, nii ta on, et kusjuures tuletan meelde, et Daniel Mereäär oli ju esimene inimene, kes andis kohtusse, Euroopa Liidu kohtusse selle e-valimiste asja, et ta käis läbi Eestis kõik kohtuastmed, et saada võimalus siis Euroopa Liidu kohtusse minna. Sellest panete tähele, mitte keegi ei kirjutanud. See oli täielik vaikus. Sellest, mis see toimus, see, kuidas Eesti kohtud, isegi nad ei viitsinud lugeda ja ütlesid seda, et kuigi need e-hääled olid kõik noh, nende vananenud sertifikaatidega kehtetud, siis kohus ütles, et aga me ei näe keegi kannatajat. Et otsest kannatajat me ei näe, mis siis, et terve kannatajaks on terve Eesti rahvas. Ja noh, sealt edasi. Ja kui siis asi läks juba sinna Euroopa Liidu kohtusse, siis põhimõtteliselt päeva pealt ju visati Daniel Mereäär välja EKRE ridadest. Noh, ta läks küll kohtusse, EKRE vastu ja võitis, aga noh, mis sellest kasu enam on? Ega siis noh, lihtsalt on tunne see, et ega meie see konservatiivne eliit ei tahagi mitte midagi muuta. Neil on head soojad kohad olemas, teavad, et perekond saab järgmiseks aastaks järgmine kord jälle sinna Riigikokku, jälle läheb see kummi venitamine edasi, palk jookseb. Aga selliseid ideelisi mehi, noh, ma ei näe Riigikogus ühtegi ideelist meest, kes oleks nõus pea pakule panema, kas või tulema siia USA-sse, saama kokku siis USA tipp-poliitikutega ja rääkima asjast, mis tegelikult Eestit vaevab. Noh, praegusel hetkel, kui me vaatame, mis Venezuelas tehti, nüüd tulevad seal vist uued valimised,
mitte vist, vaid kindlasti, noh, e-hääled jäävad sealt kindlasti välja. nii et ja miks siis peaks Eesti seda e-hääletust kasutama, mida nad siis sealt Venezuelast sisse importinud on. nii et see üldine räkit, see üldine maffia, see üldine teater, mis rahvale tehakse, noh, siit ma ütlen, et kui need e-valimised jäävad, siis lihtsalt tuleb boikoteerida järgmisi valimisi, sest et see ei muuda mitte miskit, isegi see paberiga hääletus ei muuda mitte miskit. kui 50% häältest tuleb sul ikkagi e-häältega, siis ma ei näe mitte mingit põhjust. sa võid teha nii hea tulemuse, kui tahad, aga Kaja Kallas saab ikka 25 000 häält. nii et ma annan edasi. Ja sa ütlesid väga õieti, et täna hetkel ei ole peale sinu inimest, kes tegeleks selle küsimusega ja võtaks kasvõi sinuga ühendust, mida teha oleks vaja. aga ma ei saanud aru, kuidas neid allkirju korjata, kes see peaks olema, tavakodanik või ikkagi Riigikogu liige keegi? no Riigikogu liige keegi kindlasti niikuinii ei julge seda teha, aga on erinevaid platvorme, kus saab teha, ma pean vaatama, kus saab neid allkirju anda ilma ID-kaardita, sest et tuletan meelde, paljudel väliseestlastel ei ole ID-kaarti, neil on küll Eesti pass, aga noh, ja keegi eriti ei usalda ka siin väljaspool Eestit seda Eesti ID-kaardi asja, nii et natuke tuleb siin vaadata, need erinevad platvormid on olemas, kui saaks kokku, noh, ütleme 1000 häält, mis on ka päris arvestatav hulk ja selle anda edasi siis Andy Harrisele ja teistele, ma usun, et sealt on, noh, vastukaja tulemas päris kiiresti. ma mõtlen seda, et eilegi ma vaidlesin ühe mehega, ta ütles, et oo, enam mehe valimistega ei tee midagi, kõik on läbi, me lähme kasti juurde ja valime kasti juures. no vaata, see ongi niisugune rumal lootus, et inimesed lähevad kasti juurde, aga server, Reformierakonna server on olemas, see toimib ja see lööb meid kõiki, aga inimestel on lootust, ei, enam ei lähe läbi. Ja kuidagi, noh, sina oled ainuke mees, kes julgelt räägib, et see on suur pettus. aga enamus inimene, lihtne maamees ütleb, ma enam ei vali e-häälega, ma lähen nüüd ise. aga lõpuks tuleb serveri hääled, kui kõik hääled on loetud, loetakse ära serveri hääled ja siis tuleb hoopis teine. no ütleme, kujutame et ette, et Eesti 200 küll enam ei löö läbi, aga tuleb parempoolsed Perlinguga ja need on veel hullemad kui kõik need või see, vabandust, parempoolsed. ja no parempoolsed mulle riimub sellega pooletoobised, nii et noh, eks see võiks ka olla nende niisugune valimiste loosung. kui vaadata nüüd viimaseid valimisi, vaata, mis Tallinnas toimus, siis noh, selge on see, et hääli saavad inimesed, keda keegi pole kuulnudki, saavad seal suuri häältesummasid ja need, keda inimesed teavad, need saavad imevähe hääli. no siin ongi näiteks, kui maal, ütleme, on niisugune tubli põllumees, tema saab näiteks 1000 häält, siis server kirjutab juurde kõrvale mingisugusele liberaalile lihtsalt 2000 häält ja ongi need hääled kadunud. ja noh, nii ei saagi mitte kedagi. nii et tuletame ikkagi meelde, et meil ei ole tegelikult mitte mingit kontrolli. ja kui on pooled hääled tulevad e-valimistest, mida ei ole võimalik kontrollida, siis noh, siin ei ole mitte mingit küsimustki. see tähendab seda, et Eesti riik on juba diktaatorlik riik. meil on diktaatorid paigas, teevad, mis tahavad. tuletan meelde näiteks nende samade e-valimistega, võtame 2023, said jällegi liberaalid suure võidu, paberhäältega oleks siis EKRE võitnud, aga siis e-häältega keerad see asi tagurpidi. seesama valitsus määrab presidendi, president määrab kohtunikud ja nii ongi ring täis, nii et see on täielik organiseeritud kuritegevus, mis Eestis toimub ja mis on seal siis noh, ka toimumas, et ma nüüd kuulsin uudistest, et tahetakse uueks presidendiks Eestile panna siis Kaja Kallast. noh, tere tali, kui me vaatame nüüd peale Lennart Meri, noh, presidente, siis ega see pink on ikka väga nõrgaks jäänud. ja noh, selliseid rahvajuhte, selliseid ei ole olemas ja Kaja Kallas, kes on suutnud Eesti riigi põhimõtteliselt mutta ajada, see asi läheb veel hullemaks, kõik need rohepöörded ju ikka veel käivad, energiat Venemaalt, noh, nüüd ei saa, kõik läheb ainult kallimaks
ja noh, see ongi nagu riigi pankroti ajamine, et noh, terve Euroopa on selle mõju all ja ma arvan, et see aasta tuleb eriti raske Euroopa Liidule, kogu see majandus, noh, kollaps, mis on tulemas, sest et energiat ei ole. Noh, energiahinnad on nagu meeletult kallid. Kui vaadata USA-d, kus USA-s on odav energia ja siia ehitatakse hästi palju siis nüüd neid data tsentreid, kuidas see eesti keeles on, andme siis töötlus niisuguseid kohti, mis nõuavad palju energiat, siis Eestisse noh, on see mõttetu investeerida, sest elekter nii kallis ja terves Euroopasse. Kui vaadata Saksamaal ei ole isegi tuumajaamasid enam, nad on kinni pannud nad. Nii et see energianälg viib selleni, et Euroopa ei ole enam noh, maailma mõistes enam siis noh, võimeline kaasa mängima. Noh, Hiinas on samamoodi, on odav energia ja seal samamoodi neid andmetöötluskeskusi ehitatakse nagu seeni peale vihma ja siin USA-s ma võin ütelda, ma ise üle-eelmine nädal käisin kohtumas siin vabariiklaste esindajatega ja kes seavadki prioriteediks siis nende andmekeskuste loomise ja sellega siis hakata juhtima terve maailma andmeliiklust. Nii et noh, kui me selle nüüd oleme maha maganud, mis siis edasi jääb, mis siis jääb üldse Eestisse? Mõtlege mal no edasi. jah, aitäh, et kordame veel kord üle, tähendab sinu selle jutu, et inimestel ei ole mõtet loota, et kui asi niimoodi edasi läheb, et nad järgmise aasta, 2027. aasta märtsis saavutavad mingisugused muutused, seda ei teki. Nüüd teiseks on vaja leida neid inimesi, ütleme, et kui Maik hakkab kuskilt otsima sealt Ameerika maalt inimesi, kes nagu võtaks see asja enda peal vedada ja siit tuleks ka inimesi kaasa, et saaksime seal 1000 allkirjaga paberi, mille Maik toimetab siis kongressi ja sealt tuleb. Ja kolmandaks on see, et inimesed peaksid uskuma neid, nagu sina siin räägid, mitte neid, kes päevast päeva siin televiisoris ja lehes kirjutavad, et vaata seda kuidagi ära murda on väga raske. no tuletan meelde siin ju need samad droonid, mis nüüd Eesti peal lendavad ringi ja Venemaad ründavad. Noh, siiamaani ei ole suutnud ju Riigikogu võtta kas või deklaratsiooni, lihtsalt deklaratsiooni, et me keelame igasuguse sõjategevuse ka Ukrainal, igalühel tegutseda Eesti õhuruumis. Noh, see peaks olema väga lihtne vastu võtta ja andma signaali igale poole, et me oleme selles mõttes sõja vastu ja noh, rahu poolt. Ei ole saladus see, kui sa vaatad neid, mis ERR-is pildid olid nendest droonidest. Need droonid ei ole kindlasti võimelised lendama Ukrainast läbi Eesti Venemaa poole. Noh, see lihtsalt ei ole reaalselt võimalik juba selles, et need kütusepaagid on liiga pisikesed. Kütusepaagid olid täpselt nii suured, et nad oleksid suutnud Eestist sinna Ust-Lugasse lennata. Nii et siit tekib ikkagi küsimus, mida mulle mitmeid kordi juba aasta jagu öeldud, et Eestis koolitatakse välja spetsiaalseid neid drooni siis operaatoreid ja ka Eesti pinnalt siis need õhku tõusevad. Ja noh, kujutage ette, kui see ükskord täiesti avalikuks saab, mida siis Venemaa teeb. Ja kui vaadata seda, et NATO praegu nõrgeneb, kuidas USA-s käivad ikkagi suured suured läbirääkimised selles osas, et USA ikkagi loobub NATO-st. Et see NATO jääb siis nagu niinimetatud Euroopa asjaks. Ja noh, Eesti, ma kardan, et mängib end nurka ja eriti selle tooniga, kuidas nad räägivad Donald Trumpi kohta, missugust jama ajab siis Eesti meedia Donald Trumpi kohta. Noh, siin ei saa nagu palju häid variante olla, kas meid mängitakse meelega sinna Venemaa mõjusfääri või mis ette hakkab tulema. Ma pean kihla, et Kaja Kallase tiim teeb siiamaani äri Venemaaga, nii nagu ta seal ennem tegi, see äri käib kõik edasi. Noh, muidugi mulle öeldi seda, et ei, nad teevad nüüd äri Kasahstaniga. Noh, teame seda, et Venemaa asjad liiguvad ikka läbi Kasahstani ka. Nii et see kõik on niisugune absurdne ja ma usun, et kui Venemaa tuleb Eestile ükskord kallale, siis Kaja Kallas jääb ikkagi
Eesti kuberneriks ja mitte midagi selle Eesti eliidiga ei muutu. Siis tuletan meelde, et nemad olid ju ka eliit nõukaajal, Nõukogude Eesti ajal ja nad suutsid end mängida siis vastavalt niinimetatud uude kapitalistliku maailma, nii et niisuguse kameloonidena nad võivad teha kõike ja kes kannatab, on Eesti rahvas. Eesti rahvas on ju tühjaks varastatud. ütleb, et sihuke tubli mees, kellega sa koostööd tegid, Lembit Sild, kas tema ei osale enam sinuga koos tegevuses? Ja ikka osaleb, aga no mul endal on lihtsalt nii kiired ajad olnud, et isegi selleks saateks ma pidin ikkagi leidma aja, et ma saaksin seda saadet teha, et ikkagi suhteliselt kiire on nii töödega, asjadega. Noh, siin majandus tõuseb ja majandus tõuseb silmnähtavalt. No, uusi maju ehitatakse, tehaseid ehitatakse, uusi elektrijaamu ehitatakse, nii et noh, ütleme nii, et elu on siin lahti läinud. Ja noh, muidugi eks jällegi näiteks Donald Trumpi kohta öeldakse igasuguseid halbu asju, aga tegelikult on ta ikkagi suutnud Ameerika ümber pöörata. Siin on tubli majanduskasv, töökohti tuleb siin noh, ikka päris palju juurde ja mitte lihtsalt neid odavaid töökohti, vaid ikkagi selliseid, kus ikkagi teenitakse, kus ikkagi on vaja ajusid, et noh, nii ta on ja kui rääkida veel näiteks USA majandusest, siis ma usun, et sa tead, et see oli 1971, kui siis Richard Nixon võttis siis USA dollaril selle kullakatte pealt ära, aga ta tegi siis kokkuleppe siis Saudi Araabiaga, et selle dollari tagatiseks läks siis õli, nafta, mis maa seest puuritakse. No praeguseks hetkeks oli olukord selline, et dollar oli väga nõrgas olukorras. Siin on BRICS, kes tahtis siis luua enda süsteemi ja USA-ga, noh, USA-l oli lihtsalt selline asi, et ta jääbki nurka, et lihtsalt majandus kukub. Aga noh, kui me siin vaatame, mida Donald Trump teinud on, nad võivad teles ja sotsiaalmeedias seda kiruda, aga mida ta tegi, oli see, et ta võttis selle nüüd Venezuela kommunistliku Maduro võttis maha. Seal tulevad uued valimised, aga juba praegu kontrollib USA kogu seda nüüd õlimüüki siis Venezuelas. Ja sama asi on käimas siis ka Iraaniga. Neil on vaja ka saada Iraan enda kontrolli alla, sest et Iraan müüb ju 80% oma õlist Hiinale, aga see on vaja kontrolli alla saada. Ja kui USA on nüüd mõlemad enda alla kinni saanud, siis ongi see niinimetatud petrodollar on päästetud ja BRICS kui selline on mõttetu, sest et Iraan ja Venezuela ja USA on 3 kõige suuremat naftatootjat. Nii et noh, siin on palju niisuguseid globaalseid mänge ja ka see on tehtud täpselt selleks, et USA dollar ei kukuks, et USA majandus läheks ülespoole. Aga noh, kahjuks paljud ei saa sellest aru ja nad lihtsalt vaatavad niisuguseid päeva hüsteerilisi uudiseid, igasuguseid propagandat, on ju selge, et globalistid on vastu Donald Trumpile ja tema tegemistele. Aga noh, ega siin lihtsalt muud üle jäänud Donald Trumpil, kui seda nii teha. Ja ma olen edasi. Me teeme siit väikese muusikalise pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Maik Kalamus.
Me jätkame saadet küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Maik Kalamus. No lähme nüüd siis räägime ka Eesti majandusest, et me teame, et Eestis on 600 000 siis töötajat ja neist 400 000 on ametnikud ehk politseinikud, õpetajad, arstid ja nii edasi. Ja siis jääbki järgi, et 200 000 inimest on need, kes oma töö ja vaevaga hoiavad meie riiki üleval ja riik ongi sunnitud pidevalt makse tõstma, et kas ma ütlesin õieti või? ja no esimene asi, mida inimesed peavad endale selgeks tegema, on see, et riigil endal raha pole. Riigil raha pole ja ainuke raha, mida nad saavad, on siis inimeste käest, kes tööl käivad, ehk sinu maksudena. Ja see siis riik jagab laiali selle raha. On selge see, et see raha, noh ja üldse Eesti majandus on tagurpidi üles ehitatud. Kui näiteks Ameerikas on valitsuse osakaal, noh üldse riigisektori osakaal umbes sinna 2% juurde töötajatest, tööelustest elanikest, siis Eestis on see noh üle 40%. Et noh, sellise variandiga sa ei saagi ülal pidada, aga miks ta tehtud on see, et needsamad riigiametnikud on ju valijad ja nad hoiavad oma kohast kinni ja nad valivad ikka jälle oma seda liberaale ja hoiavad suu kinni ka veel peale selle. Nii et igatepidi on Eesti pankrotis, kui sa vaatad seda, et 1/3 Eesti majandusest on seotud siis Euroopa Liidu rahadega. noh, see tähendab seda, et noh, ta on hingamisaparaadi all, terve Eesti majandus. Ja kui vaadata veel seda, et riik laenab juurde raha, et siis eelarve täis saada, noh, see tähendab seda, et kui sina oma peres pead iga aasta juurde laenama raha, et oma makse maksta, siis noh, on ju selge, et sa oled pankrotis, samamoodi on ka riik, et mikro- ja makroökonoomika on noh, sarnased. nii et midagi head siin ei ole ja noh, needsama 200 000 inimest ei suuda seda riiki üleval pidada. see on juba lihtsalt võimatu juba sellepärast, et elekter on ju nii kallis, maksud on ju ühed maailma suurimad. nii et noh, mitte mingi variandiga, aga jah, see riigi osakaal on nii suureks läinud, et noh, isegi 50% vähendamist oleks liiga vähe. et noh, see asi on nii käest ära läinud, et see saab ainult suure fiaskoga lõpetada. ja noh, nagu me näeme sedasama, mis Euroopas toimub, ega siis fiasko kaugel ei ole. et noh, need sotsiaalkindlustused, asjad kukuvad kokku. kui väita seda muidugi, et Eestil raha pole, raha on palju, noh nii nagu ütles Kristiina Kallas, et raha on sitaks. aga noh, tegelikult on asi selles, et käib nii suur pettus, nii suur korruptsioon, kõik rahad lükatakse kõrvale, sinu enda maksumaksja rahad, mida sina oled maksnud, selleks, et pensionit saada, selleks, et noh, huviringid, asjad, teed ehitatud saada, kõik läheb kõrvale. kõik kaob kuskile mutiauku, millest kuskilt välja ei loeta. ja noh, keegi ei kontrolli ka, ma ei ole küll kuulnud, et kapo käiks neid vaatamas, et kuhu te mehed selle raha pannud olete. et noh, vaadake need LGBT asjad, igasugused, mis oli 160 erinevat, siis MTÜ-d saavad siis riigi käest raha. noh, see on selge see, et see on suur pettus on seal, lihtsalt rahapesu lükatakse omale tasku ja noh, läks see vaene inimene, las ta olla ori, las ta maksab siis. ja noh, kui ei maksa, siis las siis, ma ei tea, sureb nälga. riiki see ei huvita, sest et ongi, noh, minu jaoks on see näha, et see Eesti on läinud lausa oranžlikuks ühiskonnaks, sest et ega palgast enam korralikult ära ei ela. ja kui sa palgast ära ei ela, tegeled ainult ellujäämisega, siis noh, see ei ole normaalne elu. et inimesed ka peavad sellest aru saama, et tegelikult peab ikkagi palk olema nii suur, et sa saad rahulikult ära elada. mitte see, et sa saad kuu lõpus kõik arved ainult kinni maksta ja võib-olla ka kunagi veel restorani minna. nii et noh, see on ka põhjus, miks Eesti iive nii madal on ja mõned edasi.
Even madal jah, möödunud aasta oli see 9000 midagi, ma ei tea, 20 ja suremus on suur. aga ma küsin, et see 200 000 inimest, kes töötavad hommikust õhtuni palehapalges, et nemad valivad veel Reformierakonda ja üldse aru ei saa, millise probleemi sisse nad tõmmatud, et neid tõmmatakse 7 nahka. aga mida annaks siin teha, üks asi on see, et noh, selgitada, rääkida, aga neid rääkijaid ka ja sinutaolisi mehi on vähe. ja kui mõni seal omal pihku räägib, seda ei kuule peale tema enda ise. et milles see häda on, kuidas seda inimest informeerida, et ta hakkaks aru saama, kuidas riik üldse täna meil Eesti Vabariigis toimib. no üks asi on see, et näiteks kui ma vaatan oma tutvusringkonda, siis ma küll ei tea kedagi, kes Reformierakonda valiks või oleks valinud. võib-olla kunagi ammu, aga mitte nüüd viimasel ajal. aga muidugi meedia on loonud narratiivi, et niimoodi inimesed mõtlevadki. aga kui sa lähed ikkagi sõpradega sauna või lähed kellegi sünnipäevale, siis ikka saad teada, et ega suurem osa on väga-väga pahurad selle olukorra peale, mis Eestis toimub ja noh, ma ei ole küll kohanud inimest, kes oleks ütelnud, et kuule, et mina lähen ja valin siis Reformierakonda. lihtsalt inimesed on ahhastuses ja nad näevad, et tegelikult mitte midagi, noh, on raske selle süsteemi vastu saada. ja no näiteks, kui sa julgedki midagi ütelda, minul on lihtsam see, et ma elan ju teises maailma otsas. aga kui sa elad Eestis, ütleme, sul on normaalne töökoht, rabeled tööd teha ja võtad sotsiaalmeedias sõna, et näiteks mulle ei meeldi see või teine või kolmas, siis tuleb teade sinu töökohalt, öeldakse, et meile ei meeldi siis sellised vihakõned. me oleme saanud signaalid, et te räägite asju, mis ei ole kooskõlas meie firma siis väärtustega ja lastakse sind lahti. ma tean seda mitmeid kordi selles, mis on Eestis juhtunud suurte firmadega, kus nad käsivad põhimõtteliselt kustutada oma siis Facebooki konto ja siis mitte rääkida vastavalt valusatest teemadest, et see on täiesti toimiv Eestis. ma ei hakka nende firmade nimesid ütlema, minul on teada need nimed. nii et noh, kujutad sa ette seda olukorda ja siis ongi, inimesed on nagu orjad, nad on suu kinni, julgevad ainult saunas väikse õllega seda välja ütelda, mida tõsiselt mõtlevad. kui tänava peal tuleb sul siis reporter küsib, noh, keda sa valid, siis noh, ei julge nad ju välja ütelda, mida nad asjast tegelikult arvavad, vaid üritavad kuidagi jätta neutraalset muljet ja niimoodi see näitabki. ERR näitab ja Delfi näitavad, näed, kuidas, kui suurelt palavalt armastatakse meil Eestit. noh, see kõik on nii absurdne, kui sa vaatad seda, kui siis nüüd olid need, Kaja Kallas ütles, et Eesti on siis sõnavabaduselt teisel kohal maailmas. kui sa ringi vaatad, siis tead, et see on absurdne ja kes seda siis uuringu tegi, olid siis piirideta reporterid, mis kuulub siis Sorosele. nii et noh, siis näed seda asja, mis siin toimub ja kuidas seda noh, ma arvan, meelega üritatakse ju tervet Euroopat siis viia sellisesse pankrotiseisusesse, noh, eriti just Lääne-Euroopa, seal on ikka väga-väga hull olukord praegusel hetkel ja milleni see nüüd asi edasi viib, seda ma ei tea. et noh, nad ju keeldusid abistamast Donald Trumpi seal, et seda väina lahti hoida, noh, see on see. Hormuzi väina, jah. jah, nii et siin oli ikka tohutu skandaal Ameerikas sellest, et noh, et meie alati aitame, meie lähme appi, meie maksame suurem osa rahadest, meie suurem osa tehnikast ja siis, kui meil on vaja abi, lihtsalt seda väina lahti hoida, siis noh, käiakse käed taskus ja öeldakse, et see ei ole meie asi. aga noh, siit on näha, mis kanti see Euroopa läheb ja noh, see ongi see, mida globalistid teevad, et inimesed peavad aru saama, et ega siin palju häid valikuid ei ole, aga kui me nende globalistide noh, mõjusfääri saame, siis noh, elu ongi nii nagu Lääne-Euroopas ja sotsiaaltoetused on seal kokku kukkumas, sest et neid ei olegi võimalik enam maksta. sest et need lähevad kõik põgenike peale, kohalikele inimestele enam ei jätku raha. nüüd läheb kütusekriis, mis tuleb Euroopas.
noh, ma tahaks ainult näha, mis siin saama hakkab. ütleme, et no võtame siuksed rumalad projektid nagu see Rail Baltic, mida Läti ei taha kuidagi, teda lihtsalt survestatakse. et ma ei saa aru, Eestis on juba tsaari ajal, Vene ajal välja ehitatud korralik raudtee, on osta kiiremaid ronge peale ja probleem lahendatud. milleks seda pressitakse, nii kallis, see läheb iga aastaga nii kalliks, et see on ulmeline. et kas see mingi raha väljapetmine või mis, kuidas sina sellest sealt kaugelt aru saad? no see Rail Baltic on teada ju, see oli siis, hakkas pihta see, kui äh, oli Siim Kallas, oli veel volinik seal Euroopa Komisjonis. Ja siis toodi välja idee, et teha uus niinimetatud kiirraudtee. Aga loomulikult, noh, seal oli kogu mäng käib selle peale, et Euroopa Liidu rahad, et neid ära absorbeerida. Ja loomulikult käib kõik läbi see perekond Kallase. Noh, sellepärast ongi see tohutu raha, noh, palju raha läheb ju kommunikatsiooni, niinimetatud kommunikatsiooni peale, mis on reklaam. Ja siis seda pannakse Postimehesse, Delfisse ja räägitakse, noh, hommikust õhtuni sellest, et kui hea ja tore see on. Kuskil Euroopas reisijate vedu ei too mitte mingisugust kasumit. Sinna tuleb alati peale maksta. Ja nüüd võtame selle pisikese Eesti. Et võib-olla Eestis inimesed ise ei saagi aru, kui pisike Eesti on. Aga näiteks siinsamas USA-s, ma elan Marylandis, siin on väike maakond, Montgomery County, kus ma elan. See on, noh, ütleme, võib-olla Harjumaa suurune ja siin on juba üle miljoni inimese. Aga majandus on üle 9 korra suurem kui Eestis. Noh, ja siis saad aru, kui, noh, ütleme, kui selline provintsilik on tegelikult Eesti, et Eesti ei ole maailma keskpunkt. Ja noh, siit edasi, kes seal hakkavad siis reisima? Meil on ju lennuühendus olemas Riiaga. Ma ei näe põhjust, miks peaks keegi siis rongi peale veel minema. Ja noh, kui veel võtta nüüd selleks, et kujutame ette, et see on üks päev on valmis ehitatud, see kallis Rail Baltic, kes seda hakkab üleval pidama? Seda on selge see, et ta kasumit tooma ei hakka, hakkab see maksumaksja jälle peale maksma. Noh, see on umbes sama, mis sulle siis antakse tasuta Ferrari, sa viid selle koju, oi kui ilus, aga nüüd sa pead hakkama sinna kütust sisse ostma ja ka remonti tegema. Ja siis vaatad, oi, ma lähen pankrotti, et oleks võinud midagi muud mõistlikku. No, meil oli juba ühendus ju olemas Riiaga, et noh, see kõik on nii absurdne, see on korruptsiooni kõige ehedam näide, mis üldse Eestis tehtud on, võib-olla kõige suurem kuritegu üldse, mis Eestis tehtud on, Eesti maksumaksja vastu, et noh. Ja aga nii ta on, et ega Siim Kallas on terve karjääri jooksul ju suutnud ainult pettusi ja varastamisi korraldada, seda juba Hoiupanga ajast. Eesti Pank, VEB Fondid, noh, e-valimised, Rail Baltica, noh, muster on täpselt sama, kogu aeg käib ainult suur varastamine hommikust õhtuni. Ja ma väidan, et Eesti oleks rikas riik, kui perekond Kallast poleks saanud võimule, ütleme, juba siin 90ndate algusest. Ja ma lähen edasi. et ütleme selle teema lõpetuseks, et kas on veel mingit lootust, et Eesti suudaks majanduse käima tõmmata? noh, meil ei taheta üldse fosforist rääkida, et see ei olegi nagu mingi kasumlik ja ei taheta ka rääkida sellest, et meil on siis Narva elektrijaamad, kus me saaksime odavat elektrit toota, pluss veel seda õli, mida me saaksime müüa. et sellised projektid on visatud vaiba alla ja tegeldakse muu juraga. kas on veel mingit lootust seda Eesti Vabariigi majandust kuidagi käima tõmmata ja kes selleks peaksid olema hoopis teised jõud vist? Ma arvan seda, et esimesena peaks olema see Eestis režiimi muutus. Noh, ma võtan näiteks võtame kas või Venezuelat, kuidas seal režiimi muutust tehti. Ma usun, et meil oleks vaja täpselt samasugust režiimi muutust, kus vanad olijad lüüakse minema ja hakatakse pihta uuelt lehelt. Fosforiiti hetkel ma ei näe põhjust, et oleks mõtet kaevandada. Ennem kui on selge see, et ta põhjavett ära ei riku. Aga meil on ju rohkem kui 100 aastaks, meil jätkub ju põlevkivi Eestis. Nii et noh, tuumajaamaga on aega küllaga seda ehitada, aga Eesti majandus tulekski üles ehitada
odavale energiale otsast lõpuni ja noh, ja sisse tuua siis ütleme sellised energiamahukad asjad, ka needsamad datatsenterid sisse tuua ja teha Eestist nagu Hongkongi, mis, mis tooks väga palju raha ja siis ka noh, annaks tööd kohalike inimestele. jällegi, kui inimesed räägivad siin nendest nüüd datatsentritest, siis öeldakse, et oi, ta rikub põhjavee ära. kuid inimesed ei tea, et üks niisugune korralik datatsenter kasutab sama palju vett aastaga kui üks tavaline majapidamine siis ühe kuuga. nii et tegelikkuses see vee tarbimine ei ole nii suur ja kui panna nõuded juurde, et vesi peab olema korralikult ära puhastatud ja vesi käib kogu aeg ringi, siis noh, ma ei näe sellel probleemi. ainuke probleem on see Eesti elektrihinnad. ja noh, ongi niimoodi, et Eestis oleks võimalik väikse riigina palju ära teha ja kiiresti see majandus üles viia. noh, kui vaadata näiteks siin USA-d, et kuidas USA-s Biden üritas kõike noh, majandust tuksi keerata ja kui kiiresti aastaga keeras siis Donald Trump selle majanduse ringi, siis ma ei näe mingit probleemi, et sama asi ei võiks juhtuda ka Eestis. noh, ma arvan, et Eestis on üle keskmise niisugused kvalifitseeritud inimesed, töökad inimesed. ma ei näe probleemi, et see asi ei võiks saada noh, tehtud ja kui vaadata Poola ja vaadata nüüd Ungari majandusi, kuidas nemad tõusevad, siis ma usun, et Eesti võiks vabalt olla nendega koos. no selle teema lõpetus tulebki niisugune kokkuvõte teha. esiteks me peame saama siis need e-valimised kuskile aknast välja viskama ja saama selle, et õiged, meil on ees väga palju toredaid tegusaid inimesi, et need saaks võimu juurde. ja teiseks tuleb see majandusprogramm üle vaadata, mis on täna selline huku äärel, et kaks olulist asja, valimised ja majandusprogramm tuleb püsti panna. täpselt nii, et noh, Eestis on see probleem, et palju on niisuguseid tegusaid inimesi, aga nad, punkt üks, nad ei suuda omavahel koostööd teha. igaüks on nagu, näeb omat niisugust pisikest asja, aga näiteks kui võtta seda kõiki niisugused eestimeelsed mehed võtaksid, et number üks asi, me peame e-valimised saama ühele poole ja selle nimel tegema siis koostööd nii ütleme Isamaa, ERK, EKRE, Kesk ja panna pead kokku ja teha ära see. aga ei, igaüks on omas nurgas, üks näitab teisele, et oi, et need ei ole ikka õiged konservatiivid, teised ütlevad, oi, et nendega ei saa üldse teha midagi. noh, ja siis siit ei tulegi mitte midagi. noh, peab nagu enda tutvusringkonnaski, mul on konservatiivseid inimesi, kes on väga tublid, aga üks hetk ütlevad, kuule, et aga mulle ei meeldi see, mis sa siis arvad Iisraeli kohta, on ju. aga see ei ole üldse tähtiski. tähtis on see, mis Eestis toimub. tähtis ei ole see, mis on minu isiklik arvamus mingisuguse maailma sündmuse kohta. et need asjad tuleks kõrvale jätta. ka näiteks Ukraina ei ole Eestiga kuidagi seotud. Eesti, kuigi noh, kui vaadata Eesti ametiasutusi, seal on igal pool Ukraina lipud, aga tegelikult meid ei ühenda ju Ukrainaga mitte miski, isegi mitte ajalooliselt mitte miski. et noh, nendest asjadest tuleb nagu üle vaadata ja tuleb vaadata seda, mis on Eestile kasulik, number üks. ja seda, et seesama neetud e-valimised, et see peaks olema kõikidele prioriteediks, ükstaskõik, mis parteis sa oled, ükskõik, mis sa arvad, ütleme, maailmapoliitikast täna või homme, siis see peaks kõik ühes suunas liikuma. noh, näiteks kui ma vaatan siin samas vabariiklastel parteides, kui ma käin siin noh, kohtumistele, kongressidel, siis arvamusi on seinast seina. aga noh, nad saavad aru sellest, mis on ühine eesmärk. ühine eesmärk on ikkagi tugev majandus, ütleme, ausad valimised ka Ameerikas. noh, kõik siuksed, mis on nagu noh, nagu öeldakse Ameerikas common sense, et sul neid LGBT asju koolis ei räägita. aga kõik need väiksemad probleemid lihtsalt jäetakse kõrvale ja üritatakse igatepidi koostööd teha. ma vaatan ka poolakaid, samamoodi seal on palju erinevaid konservatiivseid parteisid, aga nad suudavad koostööd teha, kui vaja on. Ka miks siis Eestis ei suudeta seda koos teha? noh, natukene on see
asi neil valesti läinud ja nad peaksid kokku istuma ja mõtlema, mis on Eesti riigi tulevikus ja rahva tuleviku pärast siis kõige tähtsam. noh, näiteks kujutame ette, kui needsamad kolm parteid kirjutaksid ise avalduse USA kongressile, et tulge vaadake, mis siin toimub. oh, vot siis oleks hoopis teine asi, aga seda nad ei suuda. Needsamad 2025 kohalikud omavalitsuste valimised, sinna, kus mina koos sõpradega tegime siis raporti ja mida me siin ka jagasime ja kui me kutsusime siis niinimetatud poliitikuid osalema selles, siis mitte keegi ei näe mitte mingit huvi, nad ütlesid, et see on mõttetu, me ei taha selles osaleda, sellest pole mitte mingit kasu. noh, ja nagu sa näed, nad ei julgegi, nad ei tahagi mitte midagi. tuleb, ma arvan, et nad on lihtsalt, hoiavad oma sooja kohta, tahavad olla niisugused natuke tähtsad, aga midagi konkreetselt ära teha, nad ei julge, nad mõtlevad homse päeva peale, et äkki see, las see palk ikka jookseb mul ikka ilusasti taskusse. Natukene võin siin sõna võtta, võib-olla lähen isegi Riigikogu pulti, ütlen mõne kõvema sõna, aga sellega asi piirdub ja ka panna näiteks oma rusikas lauale. näiteks miks mitte homme siis näiteks Martin Helme, kui ta tõesti käis Washington DC-s rääkimas, tehku erakonna nimel siis avaldus samamoodi USA kongressile, Donald Trumpile, et palun tulge vaadelge meie siis valimisi. Nad oleks kindlasti nõus, ma oleksin nõus selle kirja ise üle andma, kui vajadus on. et kuskilt tuleb midagi pihta hakata, niimoodi enam edasi ei saa ja nüüd on, ütleme, pankrot, Eesti riigi pankrot on ju silme ees, et see tuleb võib-olla isegi kiiremini, kui me oskame arvata. jah, imelik, et meil on piisavalt palju tarku inimesi ja nad ei otsigi võimalust, noh näiteks sina, kes sa oled Ameerikas, eestlane, sõdid rohkem Eesti eest, kui nemad siin tahaksid ja võiksid. ja me jäämegi sinu peale lootma, et äkki sa ikkagi annad meile nagu rohkem seda hoogu juurde, et see asi saaks ikka selle aastaga ära lahendatud ja need e-valimised kustutatud. ja ma teen endast kõik olenema, et saaks see asi kella külge, et saaks rohkem siis USA, ütleme, tipp-poliitikute huviobjektiks see, mis Eestis toimub. aga selle nimel tuleb palju tööd teha ja seda ma saan teha ainult omast vabast ajast. ja ka ütleme, mööda Euroopat ringi lennata on tegelikult väga kallis. et see ei ole üldse odav ja eriti oma tasku pealt, et minul ei ole kuluhüvitisi, minul ei ole siis palju seal nad saavad, 6000 € vist saavad palka lausa. et mul selliseid rohkem veel. näed, et 6000 € on ka, ütleme, Ameerikas päris korralik palk. et kuidas nad, mida nad teevad, see jääb mulle nagu väga suureks nagu küsimuseks. minu jaoks on see teater, poliitiline teater, mida nad etendavad iga päev. ühed on võtnud siis ühe skripti, mida nad ette räägivad, teised räägivad teist, ühed mängivad, nad on rahvuslased, on ju, nad isegi ei pruugi eesti rahvusest olla. teised üritavad mängida konservatiive, mida nad ei ole. võtame siin Jüri Ratast näiteks, mis imekonservatiivse Jüri Ratas on. see on juba naljanumber, on ju. ja kui vaadata neid teisi ja mis seal üldse siis Riigikogus räägitakse, see on, kõik on mõttetu, see on tühi loba, millest mitte midagi ei muutu. nii et siin on vaja radikaalsemaid muutusi teha. ja nagu ma eelmine kord, see oli siis 2025 kohalike omavalitsuste valimistel, ma kutsusin ka USA siis vaatlejaid, aga selleks oleks olnud vaja Eesti kohaliku siis parteide toetust, sest et kulud tuleb kinni maksta, ega siis reisikulusid nemad ei maksa, vaid ikkagi see, kes kutsub. aga jällegi mitte keegi ei olnud huvitatud. siit võime palju näha, et istutakse oma sooja koha peal, sooja tooli peal, hoitakse kahe käega sellest kinni. vahepeal natukene midagi lubatakse, käiakse siin tuuri peal, räägitakse televisioonis inimestele ilusaid lugusid ja niimoodi kahjuks midagi ei muutu. jah, homme on Mart ja Martini saade oma raadios Ring FM, kus nad siis räägivad veerand tundi, kui suured sõbrad nad Trumpil on. no kui ta nii suur sõber, siis tal ei ole vaja
ette teatamistki helistab, et kuule, ma homme tulen ja ütleme, et kuule, aita ära lahendada see e-valimiste probleem. ta ei tee seda, kiidab Trumpi, kui hea mees ta on, aga sa ei oska seda meest Eesti riigi huvides ära kasutada. no jah, aga ütleme siiamaani, ega siis noh, kui mina EKRE-ski olin, ega see huvi USA vabariiklastega koostööd teha oli ikka väga väike, samamoodi ka teiste siis konservatiividega üle Euroopa. ja ma ei usu, et midagi siin muutunud on, aga noh, palagaaniks kõlbab küll, on ju, aga noh, nagu ma ütlesin, ei oleks tal raske kirjutada avalik avaldus, panna see üles igale poole, et palun, mehed, tulge vaadake, mis siin toimub. noh, ma arvan, see oleks riigimehelik käitumine ja sellest oleks kõigile kasu. et see ei tähenda, mida mina arvan Martinist ise, aga see oleks nagu, see tooks austuse mulle tema vastu, kui ta sellise asjaga hakkama saaks. no nüüd mõned minutid veel aega saate lõpuni, et sa elad Ameerikas, et kuidas Ameerika kodanikud nüüd suhtuvad sellesse sõjasse USA ja Iraani vahel. no nüüd käivad läbirääkimised, täna vist algasid, et ega nad enam seal mõõkadega vehkima ei hakka, et ikkagi toovad rahupiibu ja hakkavad seda tõmbama. jah, no ütleme, viimased 20 aastat on USA presidendid lubanud seda, et nad panevad Iraani paika. seda on nad kohalikule meediale kogu aeg rääkinud, nii Obama, Biden, noh, kõik teised. muidugi Iraan on alati olnud väga nagu halval suhtumisel Eestisse, mitte Eestisse, USA-sse. see on siis sellest ajast peale, kui see Homeini pandi sinna pukki. noh, tegelikult on seal ju üle miljoni kristlase elab selles riigis. ja noh, USA-s inimesed on alati nagu oodanud seda, et see Iraan nagu paika pannakse, et midagi tehakse, et ainult siiamaani suur jutt, aga noh, maailma suurjõuna, et midagi paika pannakse. ma räägin sellest, mida nagu kohalikud inimesed räägivad, mitte seda, mida ma arvan. et ameeriklane mõtleb natuke teistmoodi kui noh, ütleme eurooplane või siis noh, Eestis meedia räägib. Nemad näevad seda, et see tuli korda teha. see jama, mis seal väinas toimub, see, mis Iraanis toimub, tuli ära lõpetada lihtsalt, et seda ei saanud enam kauem hoida. ja muidugi, nagu ma sulle ka ütlesin, ka see USA dollari asi, see petrodollari asi. nii et inimesed Ameerikas saavad aru, et see on Ameerikale kasulik, mis praegu tehakse. ja noh, loomulikult tahetakse ju oma siis elustiili noh, säilitada sellega. nii et ma ei ole kuulnud küll, et noh, peale selle, mis CNN ja need Washington, mitte Washington, vaid New York Times, noh, nad on niisugused globalist, liberaalsed väljaanded, noh, mis täieliku jama toodavad. kõige hullem selle asja juures on see, et Eesti alternatiivmeediad on kõik selle sopa üles võtnud ja hommikust õhtuni räägivad siis Donald Trumpist, noh, nagu mingisugusest eriti halvast inimesest. kui ma küsin inimeste käest, et mis siis nüüd ei meeldi Trumpi juures, ega nad ei oskagi ütelda. noh, nad ütlesid, aga ta ütles niimoodi. aga mis siis, et ta ütles, aga vaata, mis ta teeb ja kui palju ta ära teinud on. nii et noh, näiteks Ameerikas ma ei ole küll täheldanud, et Donald Trumpi populaarsus oleks nüüd kuidagipidi kukkunud, et vastupidi. nüüd ma vaatasin, et kütusehinnad on tagasi langenud normaalsele tasemele, et siin oli noh, umbes mingisugune 4-5 päeva oli see hind oli kõrgem, pea $4 juures gallonist, aga nüüd on ta alla kukkunud jälle tagasi normaalsele tasemele, vähemalt meie tanklates. nii et noh, inimesed saavad aru ja kui nüüd tõesti Iraaniga tehakse diil ja arvatakse, et siis USA hakkab usinalt vahendama Iraani naftat, siis ma usun, sellest on ainult kasu nii USA-le kui ka kogu maailmale. noh, võib-olla mitte nii palju kasu Euroopale ja Hiinale. aga noh, nii need võimude asjad, need jagamine käib. selge, aitäh sulle, Maik. väga hea, hästi rääkisid ja seda on vaja Eesti rahvale. katsume sagedamini teha, kui sul see aeg laseb, sest tõesti sa katsud võidelda ka Eesti probleemide eest siin
ja USA-s kaasa aidata, nii et see aeg sul kaob kiiresti. ja aitäh teile, head Youtube'i vaatajad ja Kagu raadio kuulajad, suur tänu ja kena aitäh, päeva. nägemist. kuule